Järvamaa esindusmeeskond Paide võõrustamas Florakaid Tallinnast ja mängule vastu sellises seisus, et Paide linnameeskond tabeli keskmik sel hooajal üsnagi selgelt, seda võib nüüd juba öelda, kui tosin vooru selja taga. Andre Järva näol näiteks, kui me nüüd ründajatest räägime, kaitset seal ka veel ja Flora Pink enne kõike noortest koosnemas, kui Grigori Ošomkov, tänane vilemees, on selle mängu vilistanud alanuks. Tuleviku käärid on tabelis natukene suuremad, aga samamoodi ka ju Kalju ja Trans 6 punkti lahutamas teineteisest, kui siit Mihkel Ainsalu läheb ja lööb 10. mänguminutil 1-0 FC Flora juhtima ja kui kergelt sai Ainsalu keskelt läbi astuda ning lükata palli Karofeldist mööda kaitsete vahelt ja Ainsalule siit värav kirja ning täpselt see, mida Paide kõige rohkem kartis, kiire värav Florale tuleb ära, kui 10 minutitki ei ole veel mängitud. Flora selline esimene tõsisem teravam rünnak ja kohe see. Väga suuri võite, väga palju ette näidata sellest hooajast. Kui Levadia on siin suuri võite saanud, siis Florakate suurim võit on Viljandi Tuleviku üle 1-7-0. Kauglöök ja opa, millise paneb Martin Mägi siit ning Paide viigistab 1-1. 21 minutit, kui Martin Mägi vajutab otse risti ning Paide jõuab viigini ja teenitud viigini. Ilusti on mängitud ja nii nagu tuli tühja koha pealt esimene värav, nii tuleb ka siit ja Flora kaitseliin 5. korda sel hooajal on murtud Martin Mägi. Ja võtke välja Flora poisina tulla ja andis märku, et sain aru küll, et valesti käitusin. Nüüd eksib natukene pahasti Sinilait, kaugelt tuleb löök ja tuleb sealt ja tuleb milline sealt üle puusa ning 2-1 Flora uuesti juhtima. Kapten ise vajutab Brent Lepistu. Sappinen isegi võtab kahe käega peast kinni, et Lepistu ka selliseid väravaid lööb, aga miks mitte, kui vaja on, siis kapten tuleb ja aitab ja oleme täna ilusaid näinud. Brent Lepistu ja 2. Aga nüüd nad sellele vaikselt rinnad kokku panevad ja boksivad ning ja nüüd Alliku visati seal karistusalas lihtsalt pikali maha ja selle eest Ošomkov annab penalti Florakatele. Selline viga nüüd, kas Martin Mägi oli see, kes seal määruse rikkus, täiesti mõttetus olukorras. Penalti, mida ta Karofeldi vastu lööma kohe läheb ja võimalus see mäng praktiliselt ära otsustada. Sapinen versus Karofeld ja Sapinen lööb kindlalt alla paremasse nurka. 3-1 ja Flora on teel 3 punkti suunas. Ei eksi Sapinen ja jälle ja statistikasse hea mäng mehed, värava sööt. Värav ka nüüd otsa, siis vilistab Ošomkov kohtumise lõppenuks ning võimalus juba küsida meestelt ka otse, mida nad täpselt sellest mängust arvavad ja siit see lõpuvile kõlab. FC Flora taas 3 punkti. Ainuke väike tõrvatilk ehk sisse lastud värav, aga ei sellest hullu. Vähemalt ajutiselt, mõneks ajaks minnakse tabeliliidriks, vähemalt tunniks ajaks umbes. Ärge veel kuskile kaduda.